Meeste Reede. Teie kõrvades on Sarv Kalekas ja Andri. Andri. Jah, mina. Meeste Reede. Tere hommikust, sõbrakesed! Tere hommikust, sõbrannekesed! No tere teile kõigile, sõbrannid ja sõbrad. Jah, siin me oleme. Loodetavasti ilusasti kenasti kõigil kõrvades. Te võite meile hõigata, et kas te kuulete meid, noh ja kui te ei kuule, ega... Siis pole midagi teha. Siis me räägime lihtsalt oma ette. Ja räägime seekord oma ette. Et see näitab intelligentsuse tunnust, aga meil on 3 intelligentset meest laua taga. Kusjuures seal on üks väike anekdoot. Selle kohta öeldakse see, et see, kui sa lähed arsti juurde, ütle, kuule, et ma kuulen mingeid hääli. Nii. Siis arst ütleb alati selle kohta, et see on okei. Ja siis, kui sa ütled, et aga räägin nendega, see on ka täiesti okidoki. Aga millal tekib probleem? Millal tekib probleem? On see, kui sa ütled, vabandust, ma ei saanud aru. Meie Sarv, sa said aru või? Meie saame aru nii palju, et täna on meil selle aasta 23. päev, mis tähendab seda, et õitepea on kuu lõpp, siis loetakse mõnel pool tibusid. Mõnel pool vaadatakse rahakotis jäägid üle. Meie seda kõike tegema ei hakka. Meie hoopis tükis võtame lauale teema, mis on siin Pärnut jälle hoidnud üleriigilises meedias juba mõnda aega. Nimelt siis tsiteerin, Pärnu linnavalitsus tahab, et rekonstrueerimisele minev Pärnu kesklinna sild hakkaks välja nägema nagu praeguse silla kohal olnud 1938. aastal avatud, kuid teises maailmasõjas hävinud 4 kaarega suur sild. No loomulikult, sest kui nüüd ikkagi vaadata seda, kes reaalselt Pärnus valimised võitis, siis võitis ju Suursilla partei. No sinna me veel jõuame, et kuidas on Siim ja Suur sild siis kenasti meil selles mängus sees. Aga eelloona siis Pärnu linnavalitsus kuulutas kehvas seisus oleva kesklinna silla rekonstrueerimise projekteerimishanke välja möödunud sügisel. Hankega sooviti saada projekte nii avatava kui ka mitte avatava silla lahendusele. Hange pidi esialgu lõppema jaanuari keskpaigas, kuid peale kohalike omavalitsuste valimisi võimule tulnud uus koalitsioon lisas riigihanke dokumentidesse veel ühe tingimuse, mistõttu hanget pikendati. See sild ikkagi võiks olla selline maamärk Pärnu linnas ja välisilme peaks põhinema 38. aastal Suursilla arhitektuursele külgvaatele, nagu ta omal ajal loodi, enne kui ta teise maailmasõja ajal õhku lasti ja hiljem siis taastati sellisena, nagu me teda täna näeme. Et kui juba nii suurelt remont ette võtta, siis ikkagi taastada algne versioon, nagu ta oli, rääkis Pärnu abilinnapea Robert Kiviselg. Ja, aga kusjuures ma just hakkasin mõtlema, et kui me praegu nagu teeme selle kesklinna silla nagu lahti käivaks. Nii, kui kaugele me sealt paatidega või laevadega jõuame? Järgmise sillani. Ei. Kusjuures me võime isegi jõuda sealt sellest Papindusillast alt läbi, aga Sindi Pais on ju see koht. Ei, no, kärestikuni me jõuame ilusasti. Kärestiku jõuadki, aga... No ega sul kaugemal ei ole vaja ju. Miks sellepärast, et kärestikust ülesse poole, ega seal kala püüda ei tohi enam. Ega seal pole ka... Miks see kala on? Seal pole ka inimasutust enam. Aga mis sa seal jõe peal ikka muud teed, on ju? Sõidad paadiga ja püüad kala. Ei, näiteks mina Sindis reaalselt peale Paisu suviti ujun edasi-tagasi, lihtsalt teen väikest trenni. Mis sa tahad hakata nüüd siis sellest Suursillast ujuma siis üles niimoodi trenniks tegemiseks? Ei, ma mõtlesin seda, et milleks see peab see kesklinna sild lahti käima. Aga ilus on ju. Ja seda aru. See on nagu mäletad, vanasti seal Neeval tõusid sillad üles. Millise Neeval? Neeval. Mitte, sa ajad nüüd sassi. Neeva aed on väike aiandusettevõte, aga me räägime jõest, suurest jõest. Peterburis. Jah, mis on Eesti tamme vaiade peale üles ehitatud. Nii, kas te poisid mõlemad nagu mäletate seda ka aega? Jaa, muidugi. Me käisime Peterburis klassi ekskursioonil. Koos Pätsiga, jah? Ei olnud. Selters oli.
aga tegelikult noh, mul on vanaonu ajast 1938. aastal Eesti Vabariik 20 juubelialbum, kus on see Suursilla avamise pildid on ilusasti sees ja mina olen kahe käega selle poolt, et see sild näeks välja nii, nagu ta oli ja käiks lahti ka. Sellepärast puhtalt selleks, et saaks korra päevas nuppu vajutada, noh, ütleb AI vajutab nüüd nuppu, on ju, ja siis lähevad need sillakaared lahti, on ju, siis liiklus seisab, inimesed imetlevad, siis lähevad sillakaared kinni, elu läheb edasi. Toon ühe näite, tulin mina noore näitlejana Pärnu Endlasse Viljandist ja siis Mägedi Lemps, legendaarne näitleja, hommikul proovi jälle ei tulnud, mis oli põhjendus pärast, ütles, ei saanud tulla, sild oli lahti tehtud. Kuulge, Sorry, Lemps. Ja kõik ütlesid, nojah. No ikka juhtub. Poisid, proovige natukese korra uuesti. Mida, kust, mida? Selleks, et teie nostalgilisi mingeid kurdi mälestusi nagu taas esitada, te tahate, et sild käiks lahti. Kas te teate ka palju see asi maksab või? Ei no kuule, meil praegu üks populaarsemaid erakondi, Eesti 200 ja tema juht, see teine Kallas, see ütles, et raha on Eestis nagu muda. Ei, ta ütles sitaks. Just. Itaks. Aga toon teile veel siis lauale siia tähtaja, nimelt projekteerimislahendusi kesklinna silla rekonstrueerimiseks ootab Pärnu linnavalitsus juba 2. veebruariks. Tartu rahu aastapäev ikkagi. Et uurisin ka, mida ja kuidas on ideed siis kommenteeritud selle lühikese aja jooksule. Ja mida on siis öeldud? Appi tuli taas mul Facebooki grupp Pärnakas valib linnavolikogu. Ja seal on kirjutatud siis, härra abilinnapeal on õrnemgi ettekujutus taolise projekti maksumusest. Tundub, et mitte. Sama hästi võiks välja pakkuda idee, et osavallad saaksid kesklinnaga metrooühenduse. Kes siis suurprojektide korral mõtleb nii tühisele asjale nagu raha. Selles kommentaaris muideks toob autor ka lauale uue idee, kuidas Pärnu saaks maailmas feimi, nii et otsige üles Facebookist grupp Pärnakas valib linnavolikogu ning te saate teada, millised suurejoonelised plaanid võiksid Pärnu lennutada siis ikkagi maailma mastaabis ikkagi kaardile? No mina mõtlesin muidugi selle silla peale, et noh, see on kahtlemata, see on väga kallis projekt, aga oluliselt odavam kui Rail Baltic, on ju, mis saab kõige kiiremaks raudteeks, mis ühendab Eesti piiri. Iklaga. Jah, no põhimõtteliselt Tallinn-Ikla. Ei, meil oli see transpordi või taristuminister, see ütles ju, et aastaks 2030 saab rongiga Tallinnast Iklasse. See on vägev. Nii, odav alkoholi järele. Aga noh, kui ikkagi Robert on ju, no ma ütlen Robertist, ma tunnen teda juba lapsest saati, et kui Robert ikka tahab seda tõstetavat silda, siis mina mõtlen selle peale, et noh, kokkuhoid oleks see, et jätaks ära nii-öelda selle mootori lahenduse on ju, et ei ole nupuvajutus, vaid et ühel pool on meil ju see, nagu see vana Pärnu ja teisel pool on uus Pärnu, mõlemal pool on oma spordiklubid, sportlikud inimesed on ju, noh, neid ühendab see 2 silla klubi ja siis see 2 silla klubi las ta organiseerib igaks päevaks või siis, kui vaja on, et spordiklubid tulevad kokku, silla küljes on köied ja siis tõmmatakse see sild niimoodi, noh, ülesse ja siis lasevad alla ja teevad seda kiiruse peale, on ju. Kusjuures kommentaarides on öeldud ka, et miks mitte taastada kunagine nahksild. Vaat see on hea mõte. See eratakse maailmas märksa rohkem tähelepanu. Ja see üldiselt nahksild, see treeniks ka kõikide pärnakate tasakaalu. Oi, see oleks väga hea nükene. No. Kusjuures te jällegi, ma nagu küsiks nagu teie 2 tüübi käest, et treeniks tasakaalu, kas te olete selle nahksilla peal käinud või? Ei, vaat seal ma ei ole käinud, aga ma tean, mis see... Me oleme käinud selle... Pontoonsilla peal. Ei, me oleme selle peal käinud... See 2 puu vahel on see slackline'i peal, ega see keerulisem see nahksilla peal ei ole. Nii, aga miks te arvate, et Jeesus, ma ei jõua teiega isegi. Ei. Andri, vaat sina oled selline kaasaegne, selline innovaatiline ärimees, eks. Meie oleme sellised 2 jalaga maa peal maamehed. Konservatiivsed, eks ju. Te olete 2 jalaga slackline'i peal. Oma elus ikkagi minevikus elavad mehed. No meie parimad päevad, mis seal salata, on siiski 90-ndad on ju. Eks ole. Möödunud sajandil. Sa mõtled see, kui dinosaurused elasid, jah? No, viimased veel olid. Jah, aga
mina tooksin kohe lahenduse veel siia nendele sildadele lisaks, et vanasti, mismoodi inimesed üle Pärnu jõe käisid, siis kui nahksilda ei olnud üldse neid purdeid on ju kuskil. Seal käidi ju ainult siis, kui oli jää. Ei käidi üle jää, aga olid parvetajad. Jaa, parvepoisid. Olid parvepoisid. Ühesõnaga, meil võiks olla nii palju võimalusi minna üle silla, kui me tooksime tagasi parvepoisid. See parvepoiste tagasitoomine, see on väga ilus ja romantiline ja ajalooline ja nii edasi. See ei lahenda Pärnu olukorda. Aga mõtle, kui neid on palju. 2 silda nagunii jäävad ju. Kolm räägime. Kolmas on katki ja selleks me nii raha ei saa, varsti pannakse seda kinni. Kui me praegu seda silda ikkagi või siis hakkame nagu valmis ei saa, siis jääb 2 silda ainult. See on jälle kogemus, on ju, vaata see sama Rail Baltica, kõigepealt laseme kõredi vana raudtee õhku, on ju, selle raudteetammi ja siis hakkame uut ehitama, raha ei ole. Keegi pole seda raudteetammi õhku lasnud, nii et ära nüüd hakka nagu pistiitama. Mõnel pool on tehtud seda. Jaa. Vana raudteetamm on hävitatud ja nüüd ehitatakse kõrvale uut. Aga ikkagi see oli kujundlik väljend, et sa oled kultuurikauge inimene, sa ei saa kunstilistest väljenditest aru. Iga õhku laskmine ei tähenda sõna otseses mõttes õhku laskmine. Jah, ühesõnaga, et lihtsalt rööpad viidi ära, liiprid viidi ära, tamm jäi alles, sealt viidi ka osa ära, sellepärast, et ikka oli vaja ju kuskil mingid sissesõiduteed täita. Tulen jälle siis mitte õhku laskmise, vaid õhku maksimise juurde, ka see kommentaaris käib läbi. Kui poleks eelnevalt 600 000 õhku makstud, siis saaks sellest isegi unelmas mõelda sellest uuest sillast. Täna oleks see juba nii-öelda laristuse. Ja siis vastatakse talle, see õhku maksmine, see algus ikka sellest õnnetusseltskonnast, mis ennast silla koalitsiooniks nimetas. Nad käisid 2020. aasta märtsis pidulikult ajalehe fotoapardi ees silla koridori maha märkimas ja lubasid uue silla valmis ehitada. Ja oli äkki siis 28 miljonit juba neil silmees, ajades projektiga eelarve tegelikult kosmosesse. Valimisliit Pärnu ühendab Keskerakond ja EKRE küsimärgiga. Et see eelnev sild, mis õhku maksti nii-öelda, eks ju, et see tegelikult juba eel siis sellises faasis tegelikult ületas juba neid summasid, mida tegelikult nagu lõpuks nagu planeeriti, eks ju. Me teame, kui kalliks ta tegelikult läks, eks ju. Ja kui palju kärbiti tegelikult seda silla projekti, et enam-vähem kuidagigi see sild valmis saada. Kusjuures ma olen alati nagu mõelnud sama, kusjuures see haakub praegu eelarvestrateegiaga. Nii, ja kui me nagu alati nagu mingid eelarvestumisi teeme KOV-i tasandil või riiklikul tasandil, siis alati tuleb mingi kurdi eelarvestrateegia. Ja siis jäädki mõtlema, et nagu Püha Peetrus, ennem kui me hakkame võtma, mis on täiesti õige, et me võtame vastu eelarve, siis me ennem peame paika panema eelarvestrateegia, aga come on, kui palju bürokraatiat sinna vahele läheb. Näiteks, kui see, kas me võime öelda, 3. sild? Jah, selle veel nime ei ole ametlikult. Kui see sild oleks erakapitali poolt nagu hakatud nagu tavai, meil on erakapital koos, meil on vaja nagu õkva sinna midagi teha, siis me teeme selle ära, seal ei ole mingit strateegiat sellist, nagu on avalikus sektoris. Aga vaat sellepärast ongi avalik sektor ja teine on mitte avalik sektor. Jah. Et see on salajane sektor. Jah, et seal liiguvad rahad normaalselt, eks ju, ühest taskust teise. Ümbrikust ümbrikusse. Või kilekotis. Aga see avalik sektor, eks ju, seal on vaja siis strateegiat panna, eelarved, tuleb vaielda, seal on vaja kilomeetrite viisi Exceli tabeleid. Vaat seal ongi see, meiesugused vanakoolimehed, nagu mina ja Karekas, eks ju, meie lööme käega, et eelarvestrateegia, ega meie seda aru ei saa, meie ei loe seda läbi, eks ju. Aga vaata niisugune innovatiivne Andri, kes hakkab uurima, et kuhu, mida, issand jumal, milline bürokraatia, meie las teised vaatavad seda. Üks see, kes seda Angry Birds lõi ju. Jah, soomlane. Mingi soomlane. See, kes tunnelit tahtis teha. Tunnelimees. Jaa, tüüp ütles, et tavai, teeme tunneli Eesti ja Soome vahele. Nii, ta isegi ütles, et
mul on juba rahastus koos. Hiinast oli rahastus olemas või? Mis iganes, kus koha pealt see oli? Ei, no, nii, aga siis tuli riiklikult tasemel nagu see, et hakkame arutama. Me peame hakkama arutama seda. Vot see ongi seesama kuradi avalik sektor. Mis kuradi arutama? Oota, aga nüüd on ka praegu, vaatan, ongi arutamine, et kas nüüd võiks ikkagi siis vanale sillale ka kaared peale panna. Ja siis me jõuame sinna samasse. Aga võtaks siis rohkem, et paneks kõikidele sildadele, sellepärast hulgi ostes saab ju odavamalt. Karekas, kuula nüüd. Ja nüüd me jõuame sinna samasse avalikku sektorisse tagasi, kus on näiteks nagu Tartus. Mis sild seal just hakatakse lahti tegema? Vabaduse või sõpruse, mis iganes. Nii, ja kas seal 2 bussi teineteisest mööda mahuvad? Mahuvad hea tahtmise korral. Just hea tahtmise juures on see, kui sa õpid manööverdama 2 kilomeetrit tunnis. No, siis, ei pea laskma kõige suuremaid busse sinna peale. Meil on ka väiksemaid busse. Jaa, meil on ka Žiguli Vass 2101 näiteks. Neid mahuks 3 ja eestlased üldse sõidavad liiga suurte autodega. Absoluutselt nõus sellega. Jah, ma ka ei saa aru. Rikuvad nagu loodust. Nii, oota, aga võtame selle teema kokku. Mis me selle sillaga teeme siis? Meie teeme või? No jah. Meie teeks sellest, et teeks ta lihtsalt korda. Korda teeks see? Jah. Et ühesõnaga vaataks, et liiga kalliks maksma ei lähe ja et inimesed oleksid õnnelikud ja siis teeks korda. Aga kusjuures, kas te mäletate viimast remonti? Ootame ära seda eelarvestamist. Jaa, kas te mäletate viimast remonti? Muidugi mäletame. Ma mõtlen kappremonti. Jaa, see oli ju alles. Ei, see on alles. Ma mõtlen kappremonti. No kas ta ei olnud mingisugune... See oli 97-98 sinna kanti. Ja see on mul värskelt meeles. Mehed seisid, pintslid olid käes, värvisid. See oli nagu eile. Ei. See sild pandi reaalselt kinni päris pikaks ajaks. Ma räägingi 97-98 sinna kanti. Siis ma mäletan, ma kurameerisin oma eks-naisega sel ajal. Kas see hiljem ei olnud ühte kannukest kapremonti? Ei, see ei olnud Paar aastat tagasi lihtsalt pandi see uus asfalt sinna. Ei, seal pandi asfalt peale. Ja seal on 2 korda asfaltit pandud. Jaa, aga mingi aeg oli ka mingisugune väga suur. Siis kui nad avastasid, et sild on väga katastroofilises seisundis. Kas see oli see, kus nad tegid kandekatse, ma mäletan õhtul või öösel ja lasti bussid peale. Siis ma mäletan, kellegile ma ütlesin ka, et huvitav, kas hommikul siis saame sealt ka üle või ei saa. Kas ta pärast seda nad ei hakanud midagi seal kohe kõpitsema? Ei, nad siin hakkasid strateegiat tegema. Strateegia hakkas siis pihta juba. Ühesõnaga, tegelikult ma saan aru, et ikkagi võiks ju poolt olla või? Mina olen poolt. Et ikka kaared peale. Muidu jälle pärast mingid inimesed ütlevad, et Karekas on kõigile vastu. Ei ole. Me oleme silla poolt. Ei, me oleme poolt, aga come on, nagu selleks, et teda avada nagu aastal, mis oli 38 või? No me ei saa seda avada, sest Päts on surnud ju. Okei, fine, aga milleks nagu seda teha? Kas meil see jõgi on selliselt laevatatav, et meil on vaja, et see oleks lahti käiv? No kuule, ega vajadus alati pole kõiget vajalikum. Ilus peab ka olema. Kuule, on ilus. Ei, kas te tahate öelda, et praegu Pärnu kesklinna sild on kole? Ei, ta on ilus. Aga kui on kaared peal ja käib lahti, siis on veel ilusam. Siis ta on Siimu sild 2. No aga vaat siis ongi, meil on... Ei ole ju Siimu sild 2, ta on ju jõuamegi tagasi sinna meie vestluse alguses, eks ju, et siis on nagu Siim eluks ajaks väärindatud. Saad aru, meil on Siimu sild ja meil on suur sild, eks ju, et tal on 2 niimoodi. Ja siis ei ole Siim nii kurb, et ta seda korda linna peaks ei saanud. Ikkagi, mina olen ikkagi seda meelt, et kas meil on vaja seda silda lahti käivaks teha, nagu ta oli ennem teist maailma. Jaa! Seda me just räägime, et mina oleks teistsugusel arvamusel. Kui inimesel ikka ilumeelt ei ole, ikka väga raske on elada. Ei, ma ei rääkinud ilumeelest, ma rääkisin praktilisest meelest. Kas meil on seda vaja? Siin ongi nüüd see praktika ja siis nii-öelda kunstimeel, eks ju, hakkavad omavahel jälle võitlema, eks ju. Ei ole nii, et paned lihtsalt ühe pulga üle jõe ja siis ütled, et see on sild. Või kerid ühe naha üle jõe. Et see on praktiline. Ja, kas ongi praktiline? No aga meie tahame just, et oleks ilus, oleks kaared. No pange sinna naha sillale siis kaared peale. No kuidas nahk sillale kaari tekitada? No kindlasti mingi insener leiab selle võimaluse. Ja muideks Pärnu bussiliiklus arvaks ka, et davai, jääme siis Tallinna maantee seisma, inimesed kõnnivad üle jõe. Teised bussid ootavad teisel pool jõge. Ja see oligi 97-98 sinna kanti. Ma jään vastused täpselt võlgu, mis aasta see oli, aga see oligi sedasi. Silla peal olid ainult inimesed. See ilus.
no jätkame ilusa teemaga, meil on täna päevalaul ka, mis on johtuvalt just nimelt siis ilust valitud. Andri, tahad sa rääkida sellest? Kusjuures seda Arvo Pärdi lugu esimest korda ma kuulsin Silver Kaljula monolavastuses, see oli 5 grammi sisemist rahu vist. Jah, see oli selline narkomaania teema. Ja ma... Armas. 5 grammi sisemist rahu. Ei, üle doos ühesõnaga. Naerge. Aga see monolavastus selles suhtes oli vägagi hästi tehtud ja mulle vägagi meeldis seda vaadata ja reaalselt see muusika ja kogu see Silveri nagu temaatika sinna, mis ta sinna juurde pani, oli vägagi hästi lahendatud. Seega see ei ole see spiigel, mis praegu tuleb Arvo Pärdi poolt, see ei ole mingisugune narkolaks, see on väga ilus lugu lihtsalt sellest samast etendusest, mida Silver no kas päevalauluna väärindamegi siis ilu, mis käis ka meie ju eelnevast jutust ikka pidevalt pidepunktina läbi. Kes vana asja meelde tuletab? Kes vana asja meelde tuletab? Aga kes vana asja meelde tuletab? No meie tuletame sellepärast, et meie mäletame. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta ja mulle tundub, et kõige varasem sündmus on täna siit ajalooürikutest valitud minu poolt välja. Oota, mis aastas on? No mul hakkab pihta 1132 ja siis... lõpeb 1577-ga. Siis on see küll sinu oma, jah? Nii, hakkame pihta. Ehk siis täna on olnud suur päev Eesti sõja ajaloos, sellepärast et eestlaste ja Eestimaaga on seotud 3 grandioosset lahingut. Kõigepealt 1132. Noh, siin on küll öeldud, et džuudid, eks ole. Aga kõik teavad, kes džuudid on. Sina ei tea. Džuudid on mustsed eestlased. Ma mõtlesin, et džuudid on mustsed juudid. Ei ole. Andsid Novgorodi vürst Vsevolod Mstislavitši sõjaväele lihtsalt kliinis julmalt peksa. Kusjuures tõuseks praegu püsti, teeks väikse aplausi. Jaa. Tõuseme? No tõuseme püsti. Nii, hops, ja... Istume. No siis läks mõni sajand mööda, vahepeal käisid sakslased eestlastest üle, siis mõned teised ka ja 1573 Liivi sõda, Koluvere lahing rootslaste ja venelaste vahel. Ja 1577 taaskord Liivi sõda ja Vene väed, mida oli lausa 50 000 meest, hakkasid Tallinnat piirama. No seda ma ei hakka teile rääkima, mis seal Tallinnal juhtus, see kõik on Viimses reliikvias kirjas, on ju, kuidas... seal on natuke kunstilisi liialdusi muidugi, aga vaadake filmi. Oota, kas Sibulat said ikkagi tünga või? Ei, Sibulat said tünga. Tõusame püsti, teeme väikse aplausi. Istume. Nii, aga nüüd ma tulen selle kõige vägevama lahingu juurde, see on 1573 Koluvere lahing. No kõik me oleme üle selle Koluvere silla sõitnud, kui me Tallinnasse lähme, vaid seal samad lähedal. See on kus koha peal? Tallinn-Pärnu maanteel. Koluvere silla juures. Kas see on kivisild või? Ja. Seal, kus on uus ja vana silda kõrvuti. Kust tuleb veel 2+2? Jaa, täpselt nii, kus ehitatakse 3. silda. Me ei saa Pärnus 100 aastat. Koluvere on kõvem koht kui Pärnu. Koluverest tehakse 3. sild juba kohe. Aga juhtus siis niimoodi, et venelased olid tulnud koos oma liitlastega, need olid põhiliselt olid tatarlased. Põhiliselt olid venelased. Ja tulid siis Rootsi riigile kallale, sest me olime nagu Gröönimaa rootslaste jaoks, Rootsi Grööni. Ja 16 000 vene meest, keda juhtis, kuulake nüüd, Khan Sain Bulat, siis bojar Ivan Mstislavski ja bojar Mihhail Morozov sinna Koluvere juurde, aga seal ootas juba Klaas Okkesson Tott,
Rootsi sõjaväega, kuhu kuulus 600 ratsanikku, 100 jalameest ja 25 välisuurtükki, millest 12 olid kerged. Ja siis, vot nüüd räägime strateegiast, taktikast, eks ole. No venelaste sõjaline strateegia on läbi sajandite üks. Karjume, hurraa, võtame mõõgad välja ja paneme minekut. Rootslaste strateegia oli see, tulevad, ootame poisid, ootame seal nagu seal Gabrielis oli see siip. 10 sülda, 8 sülda, 6, nüüd. Ja siis käis põmm! Ja siis käis jälle põmm! Ja 16 000 mongoli, tatari, vene ühendarme Sibulast. Sibulast põhimõtteliselt, jah. Et 7000 läinud. Nii, oota, tõuseme püsti väikse aplausi. Nii, hopp! Istume. Vot selline lugu siis. Sõnaga, ja Liivi sõda venelastel läks nässu, aga nad võtsid muidugi Põhjasõja hiljem. Seda küll, et nii. Siis ei õnnestunud enam. Sinna kurvemate sündmusteni me ei lasku täna. Jaa, aga sa mainisid 1500... 73 oli Koluvere läinud. Pisut ennem seda 1556, 23. jaanuaril ja nüüd tuleb täpne olla Juuliuse kalendri järgi. Ja. Toimus Hiinas selline omapärane asi nagu maavärin. Ja päris tõsine, selleks nimetatakse Shaanxi maavärinaks. Shaanxi. No, Shaanxi. Ise oled Shaanxi. Shaanxi. No räägi edasi. Maavärin. Ühesõnaga, ja sellega oli, see oli päris tõsine maavärin, seda võrreldakse isegi maailma üheks suurimaks maavärinaks ja umbes 700 kuni 800 000 inimest oli see, kes nagu ütles, et tavai. Kukkusid maha. Isegi veel rohkem kui need sibulaid. Ei, oota, ma mõtlen, kas nad kukkusid maha või maa kõrvale või maa prakku? Maa prakku, ma arvan. Maa neelas nad endasse. Ei, kusjuures, kas te mäletate, mis oli ju viimane suurem maavärin seal India ookeanis, kus oli ju see tsunami. Ja seal oli ka ju, me rääkisime ikkagi 100 000 nagu hukkunutest. Et kui me räägime Hiinast, okei, fine, me räägime 1556. No siis seal polnud nii palju inimesi kui praegu, aga no siiski. Kui sa võtad sealt 1 milli, kirvemeetodiga, siis see on ikkagi päris suur. No põhimõtteliselt, kui see maavärin oleks juhtunud Eestis, samal ajal... Siis oleks see hukkunud vähemalt. Siis kindlasti oleks hukkunud vähemalt, jah. Nii suurt hulka ei oleks hukkunud. Eestlased oleksid läinud Rabasaarele. Soo meid kaitseb. Ja oleks öelnud, no nii, Taara, kus sa nüüd oled? Nii, jõudsid lõpuni, jah? Ja. Mina tulen päris tänapäeva, 1986. USA-s siis avati rock'n'rolli kuulsuste halli, sinna pääsesid esimestena legendid Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley ja Little Richard. 1986, jah. Siis kuulsuste hall muuseum asub Ohio osariigis Clevelandis. Ja eesmärgiks on siis koguda ja säilitada rock-muusikat märkimisväärselt mõjutanud muusikute ja muusikaprodutsentide ajalugu. Ja rock'n'rolli kuulsuste halli liikmeks on võimalik saada mitte varem kui 25 aastat pärast esimese heliplaadi ilmumist. No aga kuidas sul on siis... Sarv, sul on rootust ju. Ma just mõtlen, Sarv, et kas sa ka kandideerid? Mul pole ühtegi heliplaati ilmunud. Mul on plaadi peal küll lugusid. CD ei ole heliplaat. See on CD. Aga plaat on ikkagi vinüül ikkagi. Vinüülplaat, jah. Mul on paari vinüüli peal on küll lugusid, aga ei ole nagu bändi nagu enda siis, ehk siis, mis ma soovitan... Oma plaati ei ole. Aga tee vinüül. Kallis Mell, tee see vinüül ära. Ootame 25 aastat ootame ja siis... 75, sobitki sinna halli. Ideaalne ju kuulsuste halli, nagu ta läheb väga hallide juustega. Aga see ei ole niisama. Kandidaatide valiku otsustab muusika ajaloolastest koosnev komitee. Selles mõttes neid annab mõjutada. Kuulsuste hallis on 5 kategooriat. Lauljad, sinna ma võiksin pääseda. Ansamblid, sinna võiksin ka. Pillimängijaid, sinna ma võiksin ka. Sa oskad kitarri mängida? Helilooja, tegelikult sinna ma võiksin ka kandideerida. Produtsendid. See ei tule mul mitte kuidagi välja. Aga sinna võiks kandideerida su naine. Näiteks, eks ju,
absoluutselt, et kõik jääb ju perre, eks ju. Ja öeldakse ka, et lõplik siis valik tegelikult toimub hääletamise teel, millest võtab osa umbes 1000 asjatundjat, ülikoolide õppejõud, ajakirjanikud, muusikaprodutsendid ja teised isikud, kellel on kogemusi muusikatööstuse valdkonnas. Valituks saamiseks on vaja koguda vähemalt 50% häältest. Kusjuures ma arvan, et me lähme hakkame mõjutama seda. Ja vaata, kui lugesin ette terve selle kimbu vahvaid nimesid, kes esimesena sinna pääsesid, sinna kuulsuste halli, siis tegelikult see oli nagu erakordne aasta, sellepärast, et igal aastal nüüd järgnevalt on valitud 5-7 inimest, kes siis New Yorgis toimuval pidulikul tseremoonial kuulsuste halli vastu võetakse. Sellel esimesel võeti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ehk siis see on nagu erakordne noppimise aasta. No ja pooled neist olid surnud ka juba tegelikult. See selleks, aga noh, Mell elab, ta oskab mängida, ta oskab teha. Meie Karekaga. Meie hakkame helistama või? Meie ülesanne on see, et hakata nagu seda, mis on siis žüriid mõjutama. Ehk siis me peame võtma mingisugused tüübid, kes ütlevad nendele žürii liikmetele, et siin on teile valik, millest nad ei saa loobuda. Ja meil ongi kuulsuste halli üks liik. Kas seal sõpru ka mainitakse või? Ei ole. Siis ma arvan, et see on juba see, et okei, jätame selle teema ära. Aga küsimus muidugi siit, kas Arvo Pärt on ka rock'n'rolli kuulsuste hallis? Ta kindlasti ei ole rock'n'rolli kuulsuste hallis, aga Arvo Pärt, võtkem või jätkem, on maailma kuulus. Ja teda teatakse. Ma arvan, et Arvo Pärt on kuulsuste halli auliige. Tema ongi see, kes otsustab lõpuks. See võib küll olla. Sõbrad ja sõbranied, kõrvad nüüd kikki. Kus viga näed, laita. Seal tuleme ja laidame. Suhtenurk. Jah, meie oleme siin kolmekesi koos, kõik kenasti suhtes. Omavahel küll korra nädalas, aga oma naistega pidevalt. Kusjuures ära valeta, me suhtleme isegi nädala keskel. Vahel küll, jah. Isegi sinu naisega. Ma pean küsima ta käest, ma ei usu sind. Ära usu. Ei naised salgab kõike. Jah, aga meie tänased näpunäited on nüüd nii-öelda ametlike allikate kohaselt vallalistele. Kuigi meie oleme võtnud ikkagi siiski selle seisukoha, et kuivõrd maailmas peab valitsema võrdsus, siis mis mõttes vallalistele? Sobivad ka suhtes olevatele inimestele. No vaata, kõik on alati ka ju mõtlemises kinni, et sa võid ju olla nii-öelda suhtes vallatu. Aga sa suhtud asjasse vallaliselt. Jah, ega see sõrmus siis ju, ega see ei pea. Sa võid vallatu edasi olla. Tõskem nüüd siis käed üles, kellel on sõrmus. Sarvel on. Nii, ja sinul? Ei ole mul. Minul ka ei ole. Ja kusjuures see on väga praktilisel eesmärgil, et ei ole. No loomulikult sa saad olla vallaline. Ei. Sõrmusega alati juhtuvad õnnetused. Ja mina jäin näiteks ükskord ühe kruvi taha niimoodi kinni, et ma oleksin peaaegu omal sõrme otsast ära tõmmanud, pärast seda ma loobusin sõrmuste kandmisest. Ja näiteks mina ükskord kandsin sõrmust ja siis võtsin ära, aga õigel ajal tagasi ei pannud ja võt siis peaaegu ka oleks nagu pizdetsund. No ega ma võin öelda ka, et ta käib väga lihtsalt ära sulle. Tihti peale sõrmus aitab, ehk siis päästab olukordadest, aga vahete vahel on ka saatanas, sellepärast et mõni teine sugupool just nimelt himustabki seda sõrmusega meest. Ja sellepärast, et sõrmusega mehed on turvalised ja teiseks on see, ilusad ka. Valdavalt ilusad kõik. Ja teine või siis kolmas põhjus juba või. Ja kolmas põhjus on veel see, et järelikult on ta hea, sest et tal on sõrmus sõrmes. Jaa. Ta on järelikult hea, ta on proovitud. Ta on juba kindel värk, on kasutatud. Anekdoot isegi. Palun, Andri anekdoodi aeg.
tuli kapist välja jälle. et kõik naised mõtlevad, kus need kõik head mehed on kadunud. Kõikidel headel meestel on juba oma boyfriend olemas. Andre teab, millest ta räägib, ta on ju innovatiivne meil. Meie vanad mehed ei saa täpselt aru sellest. Mina ka ei saanud sellest aru praegu, et aga mine kappi tagasi. Võtame meie teema nüüd taaskord lauale ja siis uuel aastal antakse igasuguseid lubadusi, et mina väga sel aastal küll lubadusi ei andnud. Karekas andis, tema läheb trenni, eks ju, tehtud. See oli jah, ainus lubadus, mis ma andsin endale. Oota, mis mõttes, et see on tehtud, et nüüd on juba läbi, et see, mida me kõikidele seal sotsiaalmeedias näeme, et see on nagu... Ei. 3 päeva jooksul filmitud või? Andri, järgmisel nädalal tuleb treener Ain siia ja räägib minu sellest positiivsest programmist. Aga erinevaid lubadusi antakse ja tegelikult siin meil on laual siis vallaliste lubadused, mis tegelikult me püüame laiendada nüüd ka siis meiesugustele vallutatud meestele. Dinosaurustele. Kõigepealt öeldakse, õpi ennast armastama ja siis armastavad sind ka teised, et tegelikult siin peitub küll tõde. Täiesti. Mina olen täiesti nõus, et ma võtan selle jäätise topsi, ma heidan diivani peale pikali, vaatan telekat, ma naudin seda täiega. See, et kui mul kaasa tuleb koju, ütleb, et jälle sa oled siin nagu kass, siis sorry, ma nagu ütlen talle ka, et sa siis aru, et ma nagu proovin ennast armastada. Samal ajal mina jälle olen... Sinul on probleeme enda armastamisega, sellepärast sa läksid trenni ju. Ei. Et saada väikest kehakuju muutust. Ma olen kultuuriliselt niimoodi väga laia haardega. Ja ma olen lugenud seda ja ka kuulnud, näinud filmides ja internetis, et kes peksab, see armastab, ühesõnaga, et armastus käib läbi füüsilise valu. Sa lähed praegu sellisele õrnale, soisele pinnale. Kusjuures see ei ole isegi mitte soine, ta vajus praegu puusedeni sisse. Kõike tuleb katsetada. Siin punased lipud igal pool hakkasid tõusma praegu, vaatasin. Kusjuures täiesti. Aga Kareka väite tõestuseks ma võin küll öelda, et mul oli, mitte ei olnud, mul on vend, kes oli Tallinnas siis korrakaitsja ja reaalselt tema poole pöördusid slaavi naised, kes ütlesid, et davai, minu mees petab mind. Ja siis, kui küsimus oli, mis mõttes, ta ei peksa mind. Seal on tõetera sees, aga teeme nüüd nii, Karekas, et oma naist sa peksma ei hakka. Ei, kuule. Ja teeme ka niimoodi, et sa ei saa oma naise käest ka peksa. Siin oli pealkiri... Seda ma ei teeks. See pealkiri oli õpi ennast armastama ja siis armastavad sind ka teised. Ma ei räägi sellest, et mina peksan naist, ma peksan ennast. Aga seda sa ei öelnud. Kui tuleb ise aru saada. Enese piitsutamine. Ühesõnaga, tuleb ennast piitsutada, siis armastad ennast, kõik tuleb järgi proovida. Läbi valu. Mina olen läbi aastate jõudnud sinna paika, siis armastavad sind ka teised. Kus ma olen oma nagu olemusega niisuguse rahu teinud, eks ju, ka oma välimusega ja et mul on tavapärane selline, et... Mina siiamaale ei ole Sarve välimusega rahu teinud. Kuulake, mul on, mis on alati läbi läinud, et vähemalt... Naiste juures? Oma naise juures. Sa petad ära või? Ma olen talle mitmed kordi pakkunud, et tahad, teen sulle striptiisi. On nõus, ma olen 3 päeva olnud aluspükstega diivanil. Aga millal sa need püksid ära võtad siis? Või sa ootad, et naine võtab? Miks sa arvad, et striptiis tähendab seda, et püksid ära võtab? Midagi peab jääma ju varjatuks. Full Monty, sa ei ole näinud siis või? Kas nad võtsid püksid ära? Jaa, see lõpeb kulminatsiooniga. Lapp! Ja siis on nii, ja siis... See jäi kaadri taha, sa ei näinud ju. Just ma tahtsin öelda, kas sa nägid kaadris seda? Teine käsi on lüliti peal. Sa teed selle lopp ja vajutad tule kustu. See oli petekas, see oli film. Jah, see on Hollywoodi trikk. No olgu selge, ühesõnaga see peab paika. Tuleb armastada. Mina armastan niivõrd hästi iseennast ja oma olemust, et naine läks 3 nädalaks Taisse. Nii, aga kui 3 nädalaks? Oi, pinnakas. Kui me nüüd võtame asja väga piinlikult. Nii, nüüd hakkab see skalpelli ja ma mõtlen seda, et tõenäoliselt me peame väga pika piiksu tegema. Aga nüüd enesearmastus, kas tähendab ka taotab ihku või? Küll. Karekas ütles või? Ei, see oli Sarv, kes ütles.
nii, mis meil edasi teema läheb? Nii. minul ei ole naine 3 nädalat täis, nii et mul Nii et sul mul on kõik hästi. Ta on 2 nädalat kodus. Lustipidu. Mul on ka. Nii, Naudi vallaliseks olemist. no Sarv ilmselgelt praegu seda teeb, Mina on ju. naudin. Jah, aga sul sõrmus käib ära või ei käi või? Kusjuures ei, ta näitas, et käib. Ei käi. See loksub täiega. Ei, aga tal on see liigesed on podagrast juba träsitud, ta oli tule üle selle. Kinni kasvanud juba siia mulle. Nautida tuleb vallaliseks olemist Jaa, kindlasti ka selle kõigi, kes on seotud. Jaa, selle kohta öeldakse alati see, et 20 meetrit kodus, poissmees. Jaa, absoluutselt. Ja mina naudin. Lähed prügiämbrit viima, oled vallaline, tuled tagasi, oled jälle suhtes. Ja kui sa jäädki seda ämbrit viima. No vaat, siis on juba niisugune jälle... Ei, siis oledki vallaline. See on libe tee. See on libe tee, jah, eriti praegusel aasta. Mina naudin seda eemalt. Noh, olge teie. Näiteks mulle meenub ka üks väike selline humoresk jällegi. Andri humoresk. See võib põnev olla. Kuulame humoreski. Pärast tuleb burlesk ka. Naine läks ära. Nii. No mis ma teen? Mis sa teed? Naine läks ära. Täiega, nagu ma mõtlesin, et okei. Päriselt läks ära. Ma võtan liisingusse endale mingi Mersu kabrioleti. Siis ma võtan endale toateenija. Normaalses seelikus. Taist. Ei, ta ei pea olema Tais, ta võib olla Eestis ka. Huvitavad mõtted. Nii, siis ma hakkan käima iga õhtu väljas. Aga mis oli probleemiks? Mida ma teen selle Mersu ja toateeniga siis, kui naine tagasi tuleb töölt? Mina ütlen selle kohta, et alati võib sõpradega jagada. Just, järgmine punkt ongi ole seltskondlik, ehk siis seltskonda sa saadki ju ikkagi teiste inimestega tekitada ja siin siis tuledki sõbrad appi jälle. Kui sa tahad ise olla nii-öelda vallaline ja tunda ennast vallatuna, siis kutsud sõbrad appi. Saadad naise võib-olla sõprade juurde hoopis. Või nemad võtavad oma naised kaasa, eks ju. Siiralt vabandan jällegi oma järgmise anekdoodi pärast. Jälle tuleb. Palju sul neid on? Aga see kiiresti, meil aeg jookseb praegu. Meil aeg jookseb alati. Okei, fine. Naine ütles mulle, et kuule, mis sa arvad kolmekast? No siis ma nagu vaatasin talle nagu tõsisilma otsa, et mis mõttes, nagu, et wow, kes? Sina, mina ja siis sinu sõber Tiit. Siis ma ütlesin, ei, mina ei ole nõus. Okei, tõmbame sinu nõme siis maha. Et ole seltskondlik. Minu arust on see kõlanud juba. Jaa, minu meelest ta ka rääkis, aga ta ei mäleta enam. Aga põhimõtteliselt tegelikult ta peab paika selle pärast järgmine punkt, et ta annab võimalusi sõber Tiidule. Jah, et kui oled juba seltskondlik ja sul on sõbrad, siis anna ka teistele võimalusi. Ära ole nii-öelda ise ainult saama peal väljas, vaid tekita teistele ka niisuguseid olukordi. Positiivsed emotsioone ja see ongi kohe täiendav punkt. Kasutan oma sõprade tuge, ise ei jaksa, kutsun sõbrad appi. Ja kusjuures nüüd ma tahaks öelda, et mul hetkel ei ole ühtegi anekdooti. Väga hea. Rõõm kuulda, aga siis lõppkokkuvõttes ikkagi meil hakkab jaanuar vaikselt lõppema ja see tähendab seda, et kõik need lubadused, mis on aasta lõpul, aasta vahetusel, aasta alguses antud, eks ju, need hakkavad nüüd nii-öelda maha käima. Ja nüüd saab hakata jälle uuesti siis nii-öelda oma elu rütmi seadma sellesse tavapärasesse rutiini, et järgmine selline lubaduste aeg tuleb kusagil aprill-mai. Need on lubadused, mis on seotud suvega siis juba. Ja vahepeal käib see valentinipäev ära. Aga sul on naine läinud samal ajal või? Ei ole, mul on tagasi siis juba. Kurivaim. Jaa, mul on peale Tartu rahu tuleb tagasi. See on rahu läbi. Millist rahu? Te seda teate, et kui Jumal jagas mõistust, oli sportlane... kus ta oli siis? Kus ta oli? Trennis. Töötse spordi juttu. Oi, rõõmusõnumeid on meil täna kohe palju. Rõõmusõnumeid on meil tõepoolest palju ja tegelikult me ikka ja jälle peame teile meelde tuletama, et olümpia läheneb ja läheneb nii nagu vanasti see rong, mis saabus Pärnu jaama. Nüüd küll ammu enam ei saabu.
isegi ei lähe ühtegi rongi. Meil pole isegi vana vaksalit enam. Meil pole vana vaksalit, seega on lännu. Aga olümpiani on meil jäänud ei rohkem ega vähem kui 14 päeva, kusjuures juba paar päeva varem hakkavad meie kurlingupaar juba võistlema. Ja oota. Mis mõttes meil ei ole vana vaksalit? Kas vana bussijaam ei olnud mitte raudteejaam ja vaksal? No see on nii ammusest ajast, isegi meie Karekaga ei mäleta seda. Ei, reaalselt. Ma saan aru, sa mõtled seda Raeküla hoonet. Vaata see Martensi maja oli, selle koha peal asus tegelikult see vana kitsarööpaline vaksal. Aga mis oli vana bussijaama hoone siis? See oli vana raudteejaama hoone, jah. Aga raudtee ei läinud sealt eest läbi, vaid ta oli kaugemalt. Ei, läks kaugemalt. Ei, kusjuures, me vaidleme selle asja hiljem läbi. No jah, kakleme pärast. Aga no ühesõnaga tegelikult vana vaksalit ei ole. Tahame lõpuks. See on 2+1 hääl. Nii. Spordijutt siis Ernev, eks ju, loomulikult rõõmu kuhjaga tõi meile Niina Petrõkina. Eelmine reede me panustasime tema peale, et õhtul ta esineb, et kas tõepoolest tuleb lisa sellele nii-öelda väiksele kullale, tuli teine väikene kuld, millest omakorda joonistus välja siis suur kuld. Ja Eesti rekordi siis Niina tegi ja kusjuures viimati kaitsti naiste üksiksõidus EM-tiitlit siis aastal 2017, et sinna vaheni on kogu aeg need EM-tiitlid siis nii-öelda igal aastal uuenenud. 2000, mis oli? 2017. 17. Ja mis on veel, mille üle jäi mõtlema, et Niina tegelikult sai ju 3 medalit, eks ju. Et meil olid ka siis vennad Selevkode, Aleksander ja Mihhail, kes olid ka siis lühikava järel 2. ja 3. said kätte ka medalid. Aga siis, eks ju, vabakavas natuke ebaõnnestusid, mõlemad tegid vigu, üks neist isegi oli haige olnud, et palavikuga ühesõnaga ei tulnud. Tulid 5. ja 6. kohale. Aga mis on ka hea. Mis on tegelikult väga hea esikuuikus ikkagi olla. Euroopas on vägagi kiiduväärt. Aleksander Selevko oma siis tulemusega pääses ka siis olümpiavõistlusele, Mihhail jäi sealt välja. Aga mida ma mõtlema jäin, on tegelikult see, et miks saavad iluuisutamises nad oma nende 2 kava eest nagu eraldi medalid ja lõpuks saavad veel nii-öelda siis sellise 3. medali. See on väga raske ala võib-olla selle pärast. Mõtle, tegelikult loogiliselt võtame talispordis 2 võistluse. Kõigepealt hüppan, saavad seal medali esimesed 3 ja siis on pärast suusatamine. No võib tegelikult olla see järjekord hoopis teistpidi, eks ju. Tegelikult võiks olla. Samamoodi tegelikult, et miks nemad ei saa 2 medalit. Sest tõenäoliselt on see mingi alaliidu kokkulepitud teema. See laskesuusatamine tegelikult ka, et üks on laskmine ja teine on suusatamine. See on ikka koos, seda ei saa niimoodi panna. Aga ma hakkasin mõtlema sealt edasi, et suveolümpia 10 võistlus. Et tihti peale on see, kes on, ütleme, ta võidab ära näiteks 5 ala, 6 ala ja võiks igalt poolt medali saada, kulla, eks ju. Ja tavaliselt lõpuks tuleb see, kes on natukene üle keskmise tubli olnud, igal alal, ütleme, seal on 4., 5. tulemus olnud ja tema lõpuks tegelikult võtab selle üldvõidu. Ja sest see 10 võistlus on üks võistlus. No aga vaata, 10 ala, ilusutamises on ka üks võistlus, lihtsalt on 2 kava. Noh, Jeesus, siin sa tahad hakata nagu maailma alustugesid nagu juba pöörama. Ei, no ma hakkasin lihtsalt mõtlema niimoodi, et ära mõtle. Et noh, kui õnnestub, sa tuled tagasi, ütleme. Millal sa viimati iluuisutasid? 8-kordse olümpiavõitjana näiteks. Sest need ei ole ju kokku liidetavad võistlused, need on 2 eraldi võistlust ikkagi. Ei ole, kõik on... 10 võistlus on 2 päeva. Ei, ma räägin iluuisutamisest. Ei, iluuisutamine kokkuvõttes on ta üks võistlus. On ikka üks võistluse. Jaa. Mõlemad lähevad arvesse, mõlemad sõidud lähevad arvesse. Põhimõtteliselt, kui ma õieti mäletan, seal on 3 asja, mis nad teevad. On need tehnilised elemendid, on ju eraldi. Ja see on koreograafia, eks ju. Ja siis on vist ka see... terviklahendus. Jah, tervik ütleme see pilt, eks ju. Ühesõnaga, et tegelikult kõige lähemal ongi 2 võistlus, eks ju sellele, et ühel päeval või samal päeval hüppavad, eks ju, järgmisel päeval suusatavad või vastupidi on tänapäeval ka, et suusatavad kõigepealt, siis pärast hüppavad, eks ju. Et tegelikult anda nagu rohkem võimalust, eks ju, seda medalit jagada. Aga see läheb üle kulukaks, ma arvan, et see on puhtpragmaatiline. Võib-olla jah, et see on selline, et need 2 võistlejad ja need on nagu lihtsamad. Et olümpia korraldamine pidi jube kallis olema. Föderatsioon on lihtsalt raha edas pidevas. Kusjuures meenub sellega, et Putin korra ütles ka oma riigi nagu nendele olümpialastele, et need, kes olümpialt kulda ei too, lähevad seda kaevandama. No see on vana selle Põhja-Korea see
Põhja-Korea, ma arvan, teeb seda täpselt samamoodi. Viimati oli see jalgpallimeeskond, kes pääses ju MM-turniirile, kaotas seal kõik mängud ja pärast sellest meeskonnast mitte ühtegi liiget pole kusagil nähtud. Ei, nad läksid, maandusid päikesel. Aha, selge. Aga siis Ruupoldingu maailmakarika etapil 5. kohaga saranud Eesti laskesuusatamise teatemeeskond pärjati rahvusvahelise peatloniliidu nädalavahetuse parima soorituse auhinnaga. Ei, kusjuures see oli küll see, et nagu, kui sa vaatasid seda võistlust, ma reaalselt vaatasin ja mõtlesin nagu, vau, poisid, mida kuradit te teete? No, mida nad tegid? Ja nad tegid väga hea tulemuse. Viimati lõpetati sellisel positsioonil 5. kohal 23 aastat tagasi. Sa mõtled siis, kui Päts elas või? See oli enam-vähem Pätsi aeg. Kristen Ilves aga on tasapisi liikumas parema vormi suunas. Positiivne on see, et suudan ka keskmise hüppega püsida esikümnes, stabiilsus on leitud ning väga halbu hüppeid ei ole sisse tulnud, märkis sportlane. Nädalavahetust siis tervikuna iseloomustasid tema sõnul aga rasked jalad murdma suusatamises. Lõpus oleksin hingamise poolest võinud ka kiiremini sõita, kuid jalad ei tulnud kehale järgi. Kui oleksin lõpetanud paar kohta eespool, oleksin päevaga päriselt rahule jäänud. Kus? Sorry, jah. Ja Ilves on nüüd siis pärast heitliku hooaja algust mahtunud maailma karikasarjas 5 korda järjest 8 hulka ja Otepääl oli ta 2 esimesel päeval 8 ja viimasel 6. Viimati Oberhofis tuli laupäeval 7. koht ja siis viimasel päeval 8. koht ning üks võistlus on vist jäänud neil enne veel, kui tuleb olümpia, nii et saab oma seda vormi siis järguvalt tõsta. Ja kusjuures väike vahelepõige sellest, mis ma olin seal Otepääl. Ma käisin Andri käis meil Otepääl vaatamas 2 võistlust etappi. Kas oli üle-eelmine nädalavahetus? Ammu. Ja siis ma mäletan, kas te olete kunagi mäe alt vaadanud mingit mäge, mingit suvalist mäge? Ta tundub suht koht okidoki on ju. Ja siis, kui te lähete sinna ülesse, vaatate alla, mõtlete, et nagu Jeesus, Püha Maria, miks me nii kõrgel oleme? Nüüd minul oli see... Ma olen sealt tornist ka alla vaadanud ja mõelnud, miks nad sealt alla hüppavad? Okei, ma mõtlesin lihtsalt mäge. Aga siis oligi see, et kui ma läksin sinna mäe alla ja vaatasin üles, mõtlesin, kurat, sinna ma ei roni. Isegi alt vaadates ma mõtlesin nagu sinna ma ei roni. Ja need tüübid lihtsalt lendavad. Ehk siis see nõuab ikka palle, raudseid palle. Me räägime munadest. Et see oli koht ja kusjuures see, kui sa tuled sellise hüppemäe peal mingi top 10 hulka, come on, see on respekt igal juhul. Just on üldse respekt, et sa ellu jääd seal. Et sa üldse sinna mäe otsa jõuad. Aga Pärnu võrkpalliklubi alistas Helme Messeri Balti liigas Tartu Big Bangi 3-2 ning kindlustas põhiturniiri võidu, seega alustatakse siis play-offi poolfinaalist. 6 järgmist edasipääset alustavad veerandfinaalidest. Ja lisaks korraldab siis Pärnu nüüd ka finaalipäeva, mil selguvad medalivõitjad. Finaal ja pronksi matš toimuvad 7. märtsil Pärnus. Kusjuures seda lähme küll vaatama. On mida oodata. Lähme delegatsiooniga kohe, eks ole. Ma mõtlesin, et meeste reede lähevad võrkpalli vaatama. Mul on kontsert samal õhtul juba. Võrus. Sa nutade lähed sinna. Mul on Võrus kontsert. Meil on täiesti pajapätt sellest. Ja eelmisel päeval on Valgas, nii et ma ei tule Pärnusse vahepeal. Ja meil on täiesti pajapätt sellest, et sa ei tule või oled või mis iga. Me võtame pildi kaasa. Võtke mul pilt kaasa, raamitult pilte. Sa mõtled sellise suure nagu... No ikka suure, muidugi, et teles oleks näha. Siis on... Ema, ma olin televiisoris. Ei, pigem siis võtame väikse. Me teeme kokkuhoidu. Tead, kui kallid need on, et sellised elusuuruste pildi tegemised. Et ma joonistan. Ei, või siis teine asi, et sa oled mõttes meiega. Ja kirjutan alla see arv, siis saavad kõik aru, et on seal. Eesti-Läti ühisliigas läksid aga siis korvpallis vastamisi play-offi joone lähistel paiknevad meeskonnad. Seda nüüd ei jää öelda, eks ju. Oota, proovi uuesti. Play-offi joone lähistel paiknevad meeskonnad. 7. kohal paiknev PC Kalev Cramo võitis pealinnas vastu 9. Real asuva Transcom Pärnu. Ehk siis Jeeli Kalev Cramo pääseb praegu edasi ja Jeeli Pärnu ei pääse edasi. Aga see Jeeli Pärnu ei pääse, see on täiesti loogiline. No ei, mis mõttes see? Kuula nüüd. Oota, me jõuame poidini. Satsi ridadest tuli enne matši halb uudis. Viimases mängus Liepe vastu Paraja Põntsu vastu õlga saanud Rikard Jonathan Arvitson. Tema hooaeg on lõppenud rangluu operatsioon. Ja et veel sellest halvast uudisest vähe oleks, selgus, et mängida ei saa ka
ka keskmängija Ajiri Ogemuno, keda vaevas viirushaiglus ja Sverre Aav, kellele teeb muret põlve. Oota. Ja Kalev mängis nagu võrdne võrdsega Pärnuga, aga viimasel siis veerandajal pärnakatel sai jaks otsa ja 181 kaotus oli fakt, aga kuulake nüüd. Nii. Transcom Pärnu korvpallimeeskonnaga liitus 193 sentimeetrine ameeriklane Tristan Jarrett. Väikese äärepositsioonil mängiv 27-aastane korvpallur esindas 21. aastani USA's üliõpilasliigas Jackson State Tigersi tiimi ja seejärel on ta profileiva maitsnud. Kuulake nüüd, tuntud korvpalliliigid kõik. Kolumbia, Uruguay, Dominikaani Vabariik. Ja Pärnu tiimi siis järgmine matš tuleb laupäeval koduväljakul Daltekiga, ehk siis homme ja suurepärane ameeriklane Tristan Jarrett jookseb ka väljakule. Nii, nüüd me hakkame panema. Oota korra, millal see halb uudis tuli, kes seal selle õlaga välja läks? See tuli ka samal enne mängu. See tuli eelmisel mängul, ta sai vigastada, aga ta viidi kohe korvpalliplatsi haiglasse. Ja, sellega ma olen nõus. Nii, ja siis nüüd tal on nagu pisdet, selle kohta tuli just vahetult enne mängu. Jah, öeldi, et treener nagu mõtles, no davai, tule tagasi. Tule tagasi, ei no ikka lootus on ju, lootus sureb viimasena. 2 minutit ennem seda, kui nad sinna väljakul jooksid, siis ei tule tagasi. Tänavu ei mängi enam. Ja siis ütles Adjid, kuule, mul on tegelikult köha. Kas oli see neeger või? Jah. No vaata, aga neegrit ehmatab köha. Ja siis see valge Sverre, tema ütles, et aga mul teeb natukene see põlv muret. Ma ka täna ei tahaks minna. No ja siis mängitigi nendega, kes olid. Kas need koolimängijad või? Ei, no seal oli ikka veel pingilt on poisse võtta, seal toodi ju esiliigast ja 3. liigast toodi noori poisse juurde, kes on tegelikult vägagi tublid olnud ja tõestasid ennast, et saavad ka meeste mängus hakkama. Okei, mina lähen käin korraks Monte Carlos ära ja kuigi eestlastest suures mängus meil praegu kedagi ei ole, välja arvatud WRC2, kus on siis Robert Jürgenson, kes on 7. kohal hetke oma masinaklassis ja näitab hoogu sel aastal siis ametlikult WRC1-s kaasasõitev Oliver Solberg, kes pärast esimest päeva juhib. Aga kui me nüüd räägime veel boring. Ja me räägime veel ühest väga boringust asjast, ehk siis F1. Mis asi see veel on? Algab sel aastal 6. märtsil Austraalias. Siin on aega ju jommal küll. Miks me sellest räägime praegu? Väikest sellist närviga ikkagi, sest väga paljud uued mõiskonnad on sõitjate nagu selline segamine on ja nii edasi, aga ja ootame, kannatame. Püsime reaalsuses ja vaatame, kes meil tänasel päeval siin Eestimaal, Maarjamaal meil tegusid teevad. Rikkad, ilusad, kuulsad, edukad, maalised. Kroonikaaeg. No nii, ja Kroonika esikaanelt tuleb juba kõige põhjapanevam informatsioon kõikidele neile, kes on oma suhtes väga segases seisus. Nimelt, esimest korda pärast abielulahutust räägib abielulahutusest ei keegi muu kui põlvede all staar, armastatud näitlejanna Inga Lunge, kes on ka kalanaine. Oodake nüüd, poisid. Meil kõigil 3 nagu ma võiks nagu vist puusalt tulistada, on ju lahutuse temaatika juba olnud nagu kerges ajaloos olemas. Nii. Noh. Nii, ja nüüd sa tõid selle välja stiilis, et nagu, et wow, kui te veel ei tea midagi, siis nüüd lugege. Meil on kogemusi ju... Vaata, meil on juba unustuse õlma vajunud sellised kogemused, aga see on nagu värske, sa saad lugeda. Sa tahtsid värskendust saada oma eelnevale kogemusele. Just, et siin on kohe nagu puust ja punaseks trükimusta saatel, eks ju, kenasti lahti kirjutatud. Ja vaat sellised usaldusväärsed infokillud on ikkagi väga olulised ilmumaks nende inimeste suult, kes on nii-öelda arvamusliidrid, keda meie oleme spetsialistid, me oleme suunamudilased, aga Inga Lunge on ikkagi pilvede all. Ja teda, kõik, mis tema suust tuleb, on puhas kuld. Peale kui mitte kuld, siis vähemalt kalamehi on maailmas miljoneid, aga kalanaisi väga vähe ja mitte ükski meist ei ole olnud abielus Toomas Lungega. Ja sellist kogemust meil ei ole. Ja nüüd kuulake, kellel on selline seis, et et nagu suhtes on mingi nagu
kahtlane seis. oota, kellel ei oleks? Kuula nüüd, siis Inga Lunge teab öelda, millal lahutada. Nii? Südame hääle sunnil. Siis kui südame hääl hakkab ütlema niimoodi, et nüüd lahuta, nüüd lahuta, nüüd lahuta, nüüd on aeg, võt siis lahuta ära. Aga mis siis, kui süda on paha? No, võt siis tuleb arsti juurde. Aga vahel on ka hea süda. Jah. Vaata, sa tee nüüd vahet, eks ju, kui ta ütleb sulle, et lahuta või lahuta. No, sa pead nagu ja lõpptulemusena vahet ei ole, kuidas ta sulle seda ütleb. Kui ta ütleb, siis on aeg. Ta võib sulle häälena seda öelda, märku anda, aga ta võib ka sulle selle kuskilt läbi miise kehalise võnke. Või nagu läbi kroonika. Või läbi kroonika, eks, või kõige lihtsam versioon. Aga noh, Inga Lunge, Toomas Lunge ilusasti saavad läbi, elavad ilusti ühes majas, kõik on tibin-tobin. Neil oli vist mingisugune, Ingal oli vist mingi talk show tulemas, kus ta ka Toomasega ju koos. No ikka, ega siis koostöö ei katke. Ei, no kuule. Nii et Inga Lunge ei ole kuskile kolinud. Küll aga kolis Kertu Jukkum. Nii, ja kes sai vahepeal ka emaks. Tema kolis Koplisse. Aga nüüd, ärge ajage segamini, et ta ei lähe kuskile niimoodi lume all olevasse hobuse Koplis. See on see Tallinna linnaosa, kus on palju toredaid väikeseid majakesi, mis on renoveeritud. Eliit koguneb siin. Oota, ma mõtlen, Kopli oli see, kus ju 20 aastat tagasi sai peksa või surma. Seal, kus olid liinid. 20 aastat tagasi oligi see nii-öelda see kõige maha jäänud kant, aga nüüd on see puhtaks jäädud. Slumm oli see. Ja seal elab ainult eliit. Ja seal Kopli lähedal on veel Kalamaja. Sa mõtled see, kus on Sõle tänav, oli ka Kopli ju. Sõle tänav on Pelgulinn või Pelgurand tegelikult. See on juba Pelgurand. Ei, aga Sõle tänav ots jõuab ju Koplisse. No pärast seda hakkas sealt kuskilt pihta. Ja. No see on nagu äärelinn. Pelgulinna äärelinn on Pelgurand, Pelguranna äärelinn on Kopli. Suur on see Kopli. Tallinna spetsialistid ütleks selle kohta. Põrutav uudis muusikamaailmast. Palavalt armastatud kitarrinna Angela Aak naaseb lavale. Oota, kas see oli see mees, kellel ei ole emmigi või? Ei, see on nüüd naine. Tema on nüüd naine. Ei, aga ta oli see mees, kellel ei ole emmigi. Nüüd on tal rinnad. On ka. Näeb väga ilus välja. Nii et põhimõtteliselt, kui Angela... Ainus asi, mis oli seal ilus minu see pildi juures, oli see, et altpoolt kaela võis ära petta. Selle pildi juures. See on Angela Aak. Ja just ma mõtlengi, et altpoolt kaela võis nagu ära petta. Igaüks saab ise kontrollida, et leidke kroonika ajalehe et saate vaadata. Ja kui on kellelgi plaanis maja osta... Meil ei ole. Meil ei ole. Andres Puus... Kuula nüüd, Andri. Ära sega niimoodi. Andres Puussepp pani maja müüki. Maja on müügis. Kes on Andres Puussepp? Star FM, Raadio Hääl ja DJ. Ja nad otsustasid koos elukaaslase Sandra Siimussaarega Kosel asuva kodu müüki panna, sest silmapiiril on uus unistuste eramu. Koplis. Seda ma ei ole... No kõik kolivad Koplisse tänapäeval. No siin on pikalt siis nüüd sellest Inga Lungest ja sellest... Mingi mõttetera leiad kuskilt? Jaa, ma leian kohe see mõttetera, ma isegi panin tera. Nööbi sellest Kõpper või Kupper, mis ta nimi oli? Jaa, Kõpper, jah. Kõpper oli, ikkagi nööp, noh. Nii, Kõpperilt tuleb mõttetera ja see on väga asjalik. Nii, kõrvatiki. Teie poisid, te olete oma elus teinud palju vigu. See on fakt. Teie raadiokuulajad olete võib-olla teinud vähem vigu kui meie kolme peale kokku, aga kahetsus on tarbetu tunne, millesse ei tasu kinni jääda. Vot nii. Nii, tõuseme püsti, teeme aplausi. Aha, jah. Istume. Ja lõpetuseks siis Vikerraadio on käima lükanud siis Eesti Kirjanduskeskusega vägagi toreda sellise valimmängu. Nimelt 28. jaanuari õhtuni saab Vikerraadio koduleheküljel hääletada kuni 10 Eesti raamatutegelase poolt. Ehk siis millist raamatutegelast sa tahaksid omale naabriks või naabrinnaks. Ja kokku on siis valikus antud välja valitud 50 raamatutegelast ja mina mõtlesin, et seda 10 on jube raske valida ja 10 naabrit ma nagu aitab ühest küll, jah. Introvert, nagu ma eestlasena olen, eks ju, ma ei kannataks need 10 välja sealt. Aga ühte mulle küll meeldiks vaadelda, miks mitte suhelda temaga. Pakun teile ka, et kas teil on näiteks Agnes von Münninghausen, Aksel, siis Veera selle Uku Arust, eks ju, apteeker Melchior,
arhitekt Mauer Mati Hundi sügispallist, Arno Tali Kevadest, Eeva Marland Tabamata imest. On teil juba tekkinud midagi? Ei ole. Nad on kõik sellised hullud inimesed. Ei tule ühtegi teil ette. Kusjuures Ivan Orav näiteks. Kusjuures, kui sa räägid Ivo Schenkenberg. Okei, sa räägid meestest, aga ei, see on naisi ka, ma lugesin ju. Aga Hunt Augumina. Kui me räägime filmidest, siis näiteks isik... Ei, ta räägib raamatust ikkagi. See on raamatud. Okei, fine. Sellest nagu raamatud, aga nad ikkagi visualiseerivad mulle nagu filmide kaudu. Ja oli see... Kes see seal puu alla jäi? See oli... Puu alla. Puu alla. Oli film, kus... Jäi puu alla. Kurat, me... Okei, mina igal juhul mõtlesin välja. Ma võib-olla teda seal nimistus ei ole. Näiteks on Salomon Vesipruul. Tuletõrjekoer Nublu. Seda ei ole nimekirjas. Kurat! Ja kusjuures see on väga uus. Ei, siin on uusi ka, uusi raamatuid või uuemaid raamatuid. Näiteks on Eesti populaarsem loetum kirjanik hetkel Urmas Vadi, Kuu teine pool, seal on Tom tegelane, ka tema on ilusti kenasti mängus. Toomas Nipernaadi on, Vargamäe Krõõt on... Tead, see Toomas Nipernaadi mulle sobib, tead miks või? Sest enamus ajast on ta ära. Aha. No kui lumi sulab, läheb minema, siis lumi tuleb tagasi. No põhimõtteliselt sa pead teda kannatama ainult 3 kuud aastast. Sul tuleb mõni... Ja ma just mõtlen, kas see Mäeküla piimamees, kas seal oli mingi naistegelane? Mari oli seal. Vot tema võtaks küll naabriks. Aga siin seda vist antud ei ole. Kes selle valiku tegi? Spetsialistid. Okay. Mina ikkagi lähtusin puhtalt siis sellisest, kuna mul naine on tais, eks ju. Seksuaalsest ihast ikkagi. Ma kujutan ikkagi seda ette, et see Agnes von Münnighausen oleks mul toredaks... sellest viimsest reliikvist või? Jah, toredaks kaaslannaks, keda teil sisukalt vestelda ja miks mitte ka harutada tema põllepaelu. Gabriel lööks ju lihtsalt maha. Ei, Gabrieliks. Aga kuni siis 28. jaanuari õhtuni saab hääletada ja rahva lemmiknaaber kuulutatakse välja 30. jaanuari Viker hommikuse, ehk siis tegelikult äkki meie juba teame, kui me oleme järgmine reede eetris, et kes on siis Eesti rahva lemmiknaaber. Kas naabri plika oli ka seal või? Ei olnud. See pole raamat, see on sari. Ei, no mis iganes, Raske on, kui inimene nagu... Kultuuriliselt harimatu. Võib olla innovatiivne, ärimaailma geenius, eks ju. Kröösus, eks ole. Aga näed, vaata, sellist kultuurikiht on ikka nii õhuke. Ja kirjandustegelasi teab läbi mille? Filmide. Kõike head teile! Meesse reede. Teie kõrvades on Sarv, Kalekas ja Andri. Andri. Jah, mina.